Üks suuremaid saavutusi, mida ma arvan, et me Fridays for Future'iga suutsime ära teha Eestis, eriti just algusaastatel, oli see, et oma tegevustega me tõime kliimamuutused Eesti avaliku arutelu keskmesse. Ja mul on kahju öelda, et seda ei olnud juhtunud varem, arvestades kliimakriisi tõsidust, arvestades seda, et Eesti oli juba selleks hetkeks 30 aastat allkirjastanud rahvusvahelisi leppeid ja lubanud kliimamuutuseid leevendada, inimesi nende eest kaitsta, ja me ühiskonnana ikka isegi ei rääkinud sellest, mida see tegelikult tähendab ja kuidas seda teha. Ja sellega, et me korraldasime kliimastreike, aga ka ise võtsime meedias sõna, me tegime selle teemaks, millest hakkasid rääkima ka teised. Me seisame keskkonna eest, mida me tegelikult vajame ühiskonnana kõik, et ühiskonnana eksisteerida, et indiviididena elada siin planeedil. Aga lisaks sellele me kasutame ka neid õiguseid, mis meil demokraatlikus ühiskonnas on kõigil olemas. Et meil on õigus puhtale keskkonnale, seda me hakkame enam-vähem juba tunnistama. Meil on õigus võtta sõna, rääkida kaasa otsustes, mis meid puudutavad, ja kui juttu näiteks õlitehasest, siis see, mis toimub Ida-Virumaal Auveres, ei jää ainult Ida-Virumaale. Sellel on mõjud ülejäänud Eestile, selle keskkonnamõjude, aga ka majanduslike mõjudena, ja sellel on mõju ka Eestist väljapoole, nii et see inimeste ring, kes peaks saama ja võikski rääkida kaasa näiteks selle otsuse tegemisel, on palju laiem kui ainult need kohalikult 61 inimest, kes selles tehasest tööd saavad.